läksin internetti ja mõtlesin, vaatan siis uute kõlarite pilte, hindu, muid asju. Ja juhtus nii, et tegin lausa tabeli endale. Ja kuna ma juba tabeli tegin, siis mõtlesin, miks mitte siis teie kõigiga jagada seda. Sest tabel tuli huvitav, võib-olla ka informatiivne. Lappasin internetti, uurisin hindu, vaatasin tooteid, muidugi ma enam-vähem teadsin, mis tooted on ja mis firmad on, mida siia Eestisse oleks võimalik transportida ja mitte ülemäära kalli hinnaga. Mõtlen kohe ära, et ei ole tegelikult hetkel plaanis uusi kõlareid osta. Et nad on lihtsalt liiga kallid, pole raha. Pole sellist raha kuskil vedelemas, et ostaks need uued kõlarid. Hakkame siis vaatama, mis tabeli ma tegin ja mis siin kirjas on. Põhimõtteliselt ma tegin tabeli siis firmadest, mis toodavad siin THX Ultra kodukino kõlareid. Vaatame kõlareid, mis saab siis Eestisse kohale tellida otsetootjalt või mõne diileri kaudu. Esimene firma on Teufel, Saksa firma. Sellest keegi eriti midagi ei tea, aga ma kuulnud ei ole, aga olen lugenud neid ülevaateid, mis sakslased on teinud ja täiesti toimiv, aga probleem on välja nägemine, pole ilusad. 5.1 süsteemi maksumus 4500, kahe kõlariga suurusjärk seal 1000 juurde. Ja nad on tegelikult mitte päris kõige soodsamad, aga üks soodsamatest ja probleem on, et seina peale tuleb panna ja see mulle üldse ei meeldi. Et vaatame, selline näeb see välja, sellised on need kõlarid, pole suurem asi välja nägemine. Hind siin, nagu näete, ja kohale toomine on lisa siis 150 euri ja saab Eestisse kohale. Selline on siis Teufel. Aga selle tegelikult ma jätan valikust ikkagi välja. Järgmine. SVS on kindlasti ka Eestis tuntud ja tõin välja 2 komplekti. Toweriga ehk siis põrandakõlarite komplekti ja Bookshelf ehk siis monitoridega, väiksemate kõlaritega, esikõlaritega komplekti. Ja komplekti hinnad 5.1 põrandakõlaritega 5500 ja ilma väiksematega on 4500 ja teine kõlar juurde, teine subwoofer siis juurde, samamoodi lisab hinda kenasti ja kirjutasin, kui asendada see väga hea subwoofer odavamaga, siis hind langeks päris palju, nagu näete, et põhimõtteliselt 1000 subwooferi kohta, et 2000 saaks odavamaks kohe. Aga see ei ole väga variant, pole mõtet. Ja probleem on selles, et kui väiksemad kõlarid võtta, siis on jällegi jalgade peale vaja panna või kuhugi peale. Ja see on tõesti hea subwoofer, mille ma olen siia lisanud. Ja vaatame, millised nad välja näevad. Need on nüüd väiksed kõlarid. Ja vaatame, kas me siin näeme ka mõnda suurt. Nii, ultra seeries, vaatame. Sellised nad välja näevad. Komplekt sellest kokku teha. Aga kunagi ma mõtlesin, et see on väga hea valik oleks, aga nüüd ma tegelikult nii ei arva. Et SVS-i tavalised kõlarid ma jätan välja. Subwooferid olid mu lemmikud, aga ilmselt ka jäävad supakad valikust välja. Et sellised need on. Siin süsteemina näevad välja niimoodi, siis kui võtta, siis põrandakõlaritega on sellised ja väiksematega on siis SVS näeb välja selline komplekt. Järgmiseks tulevad siis minu lemmikud XTZ, mis oli ikka pikka aega kõige lemmikum. Siit tõin välja 3 komplekti. Cinnamon Series 8, 2 varianti, üks on siis põrandakõlaritega teen ilma ja Cinnamon Series 6, mis ongi ainult väiksemad kõlarid välja, ma siin tõin. Ja
mõlemad on väga head komplektid. Hinnad on ka vastavad, ütleme Cinem Series 8, mis on 8-tolliste kõlaritega, 5,5 tonni on ühe subwooferiga ja 2 subwooferiga on siis 6,5 praktiliselt. Ja 6-tollised kõlarid on siis vastavalt 4,5 peaaegu ja siis üle 5. 5200 on 2-ga. Aga nende häda, XTZ häda on see subwoofer. See mulle üldse ei istu. See on mingi odav pärakas. Niisugust kärakat ma ei taha. Aga kõlarid ise on väga head muidugi. Super. Vaatame ka, millised välja näevad. XTZ-i kõlarid näevad välja sellised. Need on siis põrandakõlarid M8-d, riiulkõlarid M8-d, keskkõlar ja M6-d, riiulid ja keskkõlar. Ja tagakõlarid siis surroundid, subwoofer. No tavaline see subwoofer, siis see super subwoofer, no see on muidugi tegi, aga see on nii suur, et see ei mahu mitte kuhugi. See on nagu meeletu suurus. Et see on siis XTZ, et super tooted, väga hea firma, et täitsa, kes nagu mõtleb heade kõlarite, heade kodukino kõlarite ostmise peale, see oleks täiesti variant. Ja nii, edasi. Nii, järgmine firma on Arendal. Arendal on ilmselt paljudele täiesti tundmatu firma, aga nad toodavad väga head kodukino süsteemi ikkagi. See on 1723, THX on selle nimi. Ja nüüdseks on seda 2 varianti, on ka S-variant, nii-öelda small ehk natuke väiksem. Aga noh, väiksem on ta nii-öelda ainult sõnaliselt, numbriliselt on ta väga vähe väiksem kui need tavalised. Et super süsteem. Kahjuks ma ei ole Arendal ise veel kuulnud, kindlasti lähen, sõidan kuulama, tõenäoliselt Norra, kus neid ka toodetakse. Lähen kuulan üle. Ja siin ma tõin välja tegelikult 4 komplekti, nii siis põrandakõlaritega kui ilma, aga noh, põrandakõlaritega variandi ehk siis towerid, selle toweri ja selle toweri variandidega mõtlen välja, et tegelikult teevad see 2 keskmissi. Need siin. M6 variant, suuremas variandis maksab ta 5900 ühe subwooferiga, väiksemas 5400, 500 eurone vahe ja 2 subwooferit vastavalt siis 7,5 tonni ja siis 7 tonni. Ja noh, Arendali subwooferid mulle meeldivad väga. Need on minu praegustele suhteliselt sarnased oma kujult ja suuruselt. Et just see Sub 2 mudel ja ka teised kõlarid on väga tegijad. Tõesti uhke näevad välja. Vaatame, millised näevad siis välja Arendali kõlarid. Põrandakõlarid on siin. Nad on suht suured ja koos subwooferitega mulle need ei mahu, nii et põrandakõlarid jätan kõrvale, aga väiksemad, monitorid nii-öelda väiksemad, nad on ikkagi ka tõsiselt suured. Nad on enam-vähem sama suured, umbes täpselt kui mul praegused, nii et sobivad väga hästi. Ja saab igat värvi, matte, läikivaid, musti, valgeid, et maitse asi. Ja keskkõlar samamoodi, surroundid on tegelikult väga suured, et tõsiselt pirakad ja subwooferid. No, mina plaanin seda mudelit, kui ma plaanin subwoofer 2 ja veel suurem on subwoofer 3, aga see on nii urakas, et neid 2 tükki mahutada on juba täiesti ulme. No ei ole vaja ka liiga suureks ja võimsaks läheb asi. Subwoofer 2 on super valik tegelikult. Ja no, hinnad vaatasime ära. No, Arendal on minu lemmik. Minu viimane lemmik. Ma ei saa sinna midagi parata. Ja no, variant on teha, et ma mõtlesin isegi teed, ma võtan Arendalist subwooferid ja siis sellelt XTZ-ilt võtan tavalised kõlarid. Aga noh, ma mõtlen selle peale, sest algselt ma plaanisingi sellist komplekti teha,
aga nüüdseks ma olen ümber mõelnud, et ilmselt võtan Arendalilt kogu komplekti. Noh, aga see on helesinine unistus, siis kui selleks raha on. Aga praegu mul tegelikult põhiselt plaanin keskkõlarid ikkagi ühe keskkõlari endale juurde võtta oma olemasolevasse süsteemi, vahetan lihtsalt keskkõlari välja. Ja keskkõlari vahetan välja kas XTZ-i oma peale, noh, keskkõlar on siin reas siis, et või Arendali oma, emma-kumma ma võtan, et ma tõenäoliselt on XTZ-i, sest see on ilus. Ta on tõesti ilus ja ta sobib mulle paremini praegu siia süsteemi. Aga hiljem, kui ma ostan tõenäoliselt 3 esikõlarit vahetan välja, siis ma võtan siit Arendalist komplekti. Et seda ma siis vaatan hiljem. Aga praegu ma ikkagi lähen keskkõlari peale, sest kogu see kupatus maksab väga palju. Võtan ühe keskkõlari ligi. Tõenäoliselt XTZ-i Arendal, mõtlen, ta praegu hästi ei istu mulle siia. Et ma arvan, see XTZ sobib paremini. Ja olen siin ka mingeid märkusi endale kirjutanud taha. Et mis tahab, võib lugeda. Et siin nii see on. Nagu näete, siis 5.2 süsteem läheb väga kalliks. Väga kalliks. Kui me ütleme, lisame siia, teeme selle süsteemi suuremaks, mitte 5.2, aga teeme siia näiteks 7.2 või veel Atmose juurde, siis see hind läheb ikkagi sinna enam-vähem 10 tonni juurde kõikidel nendel firmadel, nii või teisiti. Vaat. Aga ega siin muud polegi. Selline väike tabel, tegelikult see tabel oli küll pikem, hinnad ka üle 10 000, aga neid ei hakka isegi vaatama, sest eelarvet selleks ei ole ja ei ole lihtsalt mõtet ennast ärritada nende ilusate piltide vaatamisega. Kehv on mul siin ka lõpus. Tõin selle R-seeriesi välja puhta selle pärast, et sellega tegelikult tehakse päris tihti sellist kodus kõlarisüsteemi, aga ütleme nii, et see on, kui siis rohkem muusika poole kaldu inimestele võiks seda R-seeriast soovitada. Et filmifännidele ma jääks kindlalt nende 3 firma juurde. Või kes on julge, proovib selle Teufeli ära. Vaat nii. Ja hinnad on ligikaudsed, eks osadel oli täpsed hinnad, osad ma ümardasid muudest rahadest, et siia võib transport juurde tulla, võib mitte. Mitmed firmad pakuvad tasuta kuulamisvõimalust. Põhimõtteliselt, maksad neile raha ära, selle komplekti raha või nii palju kõlareid tahad. Ja kuulad, kui sulle ei meeldi, võid mingi 30 päeva või osadel isegi 60 päeva tagasi saata. Ja sa ei maksa sellest kopikatki juurde, kannad su raha tagasi. Võtad pakist lahti, kasutad, kuulad ja saadad tagasi. Selliste kõlarite ostmise puhul on see tegelikult oluline asi. Just nimelt see, ma olen siin ka osades videotes rääkinud, see oma kodus kuulamisvõimalus on tegelikult üks tähtis asi. Et sa võid minna kuhugi, Eestis küll neid diilerid enamikul kõlaritele siin ei ole, mõne üksiku ehk leiab, siis seda komplekti ei ole kuulata, et oleks võimalus, see on nagu kaduv väike. Erinevaid veel enam. Ja see keskkond ikkagi on teine, see ei ole su kodukeskkond. Et kodus kuulamine on midagi muud, selles ruumis, kuhu sa nad paned. Vaat nii on selle tabeliga. Mul oli siin palju mõtteid muidugi, mida ma teile räägin, aga ei pannud kirja ja siis ei tule ka enam meelde. Aga pole hullu. Selle mõttes, et ma homme ostma ei lähe ja lihtsalt väike selline ülevaade, väike mõtteke. Et kui tabel sai tehtud, siis saate ka tabelit vaadata. Tegelikult istusin omaette päris pikalt, mõtlesin, mida ma teen. Mul on nüüd vist 2 nädalat kuulanud ilma keskkõlarita. Ma vajan seda. Mul on vaja, et see heli oleks keskel nii-öelda ankurdatud. Esiteks ma ei istu enamus aega ideaalses tsentris.
vaid natuke külje peal. Ja noh, ma tunnen sellest keskkõlarist, tunnen puudust. Ja noh, seetõttu ma olingi sunnitud vaatama siin hoopiski proua Tiina kontserti, kus keskkõlarit vaja ei lähe, et muusikat oli parem kuulata ilma selleta. Nii öelda. Oi jah, ühesõnaga tunnen keskkõlarist puudust. Kohe kõvasti. Ma ei arva, ma nii palju taas puudust tunnen. Noh, ma kirjutasin endale eraldi välja, palju maksab selle iga komplekti keskkõlar. No, mingi põhjusel ma SVS-i kõlarit ei ole välja toonud, aga ma toon ka umbes samas hinnas, tonni kandis vist olid. Ilmselt ma sellepärast ei toonudki seda välja, et ma SVS-i neid kõlarid ei taha ülemisi. Noh, 1190 maksab keskkõlar. Palju või vähe, raske öelda. Ma arvan, et normaalne hind. No, teised natuke odavamad. 800 ja 1200 vahel nad siin õljuvad. Siis ma ostangi nii-öelda vale keskkõlari. Selle 1200 eest. Ja hiljem ostan siis muu komplekti juurde, siis kui lotoga võidan. 3 esikõlari asendamine läheb kuskil suurusjärk 3500 maksma. Ja noh, siis ei ole varianti. Siis tõesti ei ole varianti osta uus keskkõlar, et siis tuleb ka külgmised asendada. Aga noh, pole seda vaba raha ja kui vaba raha on, siis seda tuleb praegu küll mujale panna. Ja suupuhvrid võivad olla üldse jääda vanad, sest suupuhvri heli ei sõltu nii palju, kui on siis need teised tavalised kõlarid.